Kas sina tead, mis maailmas toimub? Meie teame. Ja anname sulle ka teada. Saade Ninatark teadlikele lastele. Tere lapsed! Täna räägin sulle mõne huvitava teadmise loomariigist, täpsemalt putukatest. Milline putukas tunneb maitset jalgadega? Kui enamik putukaid tunneb toidumaitset suu abil nagu inimesedki, kasutab üks putukas maitsete tundmiseks hoopiski jalgu. See putukas on meemesilane. Võib vaid ette kujutada, kuidas ta õielt õiele laskudes proovib, kuidas toit maitseb. Osad putukad kasutavad aga maitsete tundmiseks hoopis tundlaid. Niisamuti saavad nad nendega tajuda lõhnu. Mõnedel putukatel on aga tundlad justkui kätte asemel, asjade uurimiseks ja kompamiseks. Milleks kasutavad putukad jalgu? No mõistagi kasutavad nad jalgu esiteks ikka selleks, et liikuda ja mõnikord ka asju kompida. Aga näiteks ritsikate jalgadel on erilised võimed. Nimelt paiknevad ritsikate kuulmiselundid nende eessäärtel. No loomulikult ei sarnane need elundid meie kõrvadega. Ritsikatel on kõrvade asemel säärtel tillukesed augukesed, mida katab nahk, justkui nagu mini-trummikiled. Rohutirtsude tagajalad täidavad aga hoopis muusikainstrumendi rolli. Näiteks lühitiib rohutirts kasutabki viiulina oma keha. Tagakäpp täidab puugna ülesannet, see kraabib tiiba ja nii ongi kuulda palju sirinat. Soojal suvepäeval võib aias kuulda lausa tervet orkestrit. Miks lendlevad ööliblikad lampide ümber? Ööliblikad kasutavad kuud ja tähti orienteerumiseks, aga ere lambivalgus ajab nad lihtsalt segadusse. Nad tiiravad lambi ümber, põrkuvad selle vastu ja võivad kuuma lambipirni vastas isegi tiivad kõrvetada. Aga miks näiteks jaaniussid hiilgavad? See on selleks, et paaritumise ajal kaaslane leida. Valgus saadab teistele läheduses olevatele jaaniussidele sõnumi ning seejärel jäädakse rahulikult ootama. Kuigi alati ei olegi valguse näitamine putukatel just sõbralik tegu. Põhja-Ameerikas elab liik väga salakavalaid tulikärbseid. Selle liigi emased saadavad ühele teisele liigile omase valgussignaali ja kui eksitatud isased neile lähedale tulevad, söövad emased need vaesed lollitatud putukad lihtsalt ära. Selline saigi tänane Ninatark. Uus saade on eetris juba esmaspäeval. Mina olen Grete ja soovin sulle põnevat nädalavahetust. Kas sina tead, mis maailmas toimub? Meie teame. Ja anname sulle ka teada. Saade Ninatark teadlikele lastele.